Tere siis minu poolt. Pole tükk aega olnud siin puldi taga ja selline kohanemismoment väike. Katsun siit pulti, on kindel, midagi pikali ei kuku, ise ka püsin püsti, loodetavasti. Ja millest siis täna juttu tuleb? Ma tahaksin täna jõuda ja kuskil siin oli mingi vihje, ma ei mäletagi, mis. See alguslaul, et hingamispäeva laul, jah. Alustuslaul, teenistuse alguslaul, üldlaul oli hingamispäeva teemaline, et ma tahaksin jõuda hingamispäevani ja jõuan ka see hingamispäeva teema üks aspekt, mille ma tahaksin välja tuua. Sest võib ju mõelda, meie adventrahvana võime mõelda, et mida imet siin veel rääkida hingamispäevast nii väga. Kõik, kes on juba lapsena selle nii-öelda emapiimaga sisse imenud ja käinud lapsena hingamispäeviti kirikus ja kes hiljem tulnuna mina ise, siis hingamispäeva temaatika ju on selline või hingamispäeva küsimus, mis teebki adventkogudusest 7. päeva adventistide koguduse, eks. Et mitte lihtsalt adventkogudus või adventistide kogudus, vaid 7. päeva adventistide kogudus. Ja kui keegi selle kogudusega liitub, ühineb, siis tal peaks see 7. päev selge olema, et mida see tähendab seal nimes. Ja võibki mõelda, et mida siin nii väga rääkida, hingamispäev, et kõik on ju selge. Aga tegelikult mõnikord ma tajun seda, et see hingamispäeva temaatika võib muutuda kuidagi formaalseks, et meil on mingisugused antud tõed vastavad selle kohased. Me oleme need endale kuskile aju tasandile selgeks mõelnud enda jaoks, seal nad püsivad ja see jääb kuhugi sinna mingisuguse antusena. Aga tegelikult hingamispäeva teema peaks olema väga praktiline. Et see peaks saatma, see hingamispäeva fenomen peaks meid saatma argipäevitigi tegelikult. Ja siis, kui hingamispäev kätte jõuab, siis see peaks olema kogu aeg midagi, mis on elus, mis on elav, mis ei ole kivistunud. Niimoodi igal juhul Jumal on mõelnud, kui ta hingamispäeva on seadnud. Et me pisut hiljem räägime hingamispäeva seadmisest. See sõna on hea sõna, mulle tuli see pähe seoses sellega, et Jeesus seadis enne oma risti surma, seadis ju selle püha õhtusööma ja talituse või osasaamistalituse. Lausa need seadmissõnad, et karikast, millest te joote ja leiba, mida te sööte ja nii edasi, kõike te seda teate. Aga ka hingamispäev on tegelikult seatud teatud väljendite saatel, teatud sõnadega. Aga sinna me jõuame. Kõik me teame seda, kui Jeesus valmistus minema ristile, risti surma. Ta oli jüngritega veel koos viimast korda, kus kõik tema jüngrid, tema 12 lähema ringi jüngrit olid temaga. Ja siis ta pidas pikema kõne neile, lahkumiskõne, mis on oma tervikus tegelikult ära toodud ainult Johannese evangeeliumis. Ja siis kõik me teame, et Jeesus rõhutas seda, et kui ta läheb, siis ta jätab midagi maha. Jätab midagi maha jüngritega. Ta saadab lohutaja ja selle lohutajaga tuleb ka rahu. Ehk siis rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. See oli Johannese evangeeliumi 14. peatüki 27. salm. Tuntud, tuttav. Ma arvan, et paljud võivad seda lausa peast tsiteerida. Jeesus julgustab jüngreid, kes pidid jääma väga rasketesse tingimustesse, kui Jeesust enam füüsiliselt kohal ei olnud.
siis just sellel ajal, kui jüngrite seas puhkes paanika pärast risti löömist, pärast risti surma, ka pärast ülestõusmist, tegelikult Jeesuse ülestõusmist, segadust jätkus veel mõneks ajaks, siis omandasid need sõnad erilise tähenduse, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Et ärge muretsege, teil ei ole vähimatki põhjust muret tunda või päriseda või paanikasse sattuda. Teie süda ärgu mingu araks. Ja nii nagu koguduse sünni ajal pärast Jeesuse ülestõusmist ja pühavaimu välja valamist ja 4 pühisündmusi olid väga turbulentsed ajad. Ristiusu kogudus tekkis sellises olukorras, kus selle tekkimist taheti iga hinna eest ju vältida. Ehk siis saatana jaoks oli ristiusu koguduse tekkimine sellele kaljule, nagu Jeesus oli mõelnud, ehk iseenda sõnale ja iseendale, oli saatana jaoks väga ebameeldiv perspektiiv ja saatan tahtis seda vältida iga hinna eest. Sest kogudus, mis rajaneb kaljul, on see kogudus, mille kaudu ju Jumala sõna pidi levima, Jumala tundmine, Jeesuse tundmine pidi levima ja saatan iga hinna eest püüdis seda vältida. Sellepärast koguduse tekkimisega kaasnesidki väga turbulentsed ajad ja seda kogudust püüti juba eos nullida, hävitada. Aga tänasel päeval me oleme jõudnud omamoodi nagu kontrapunkti ehk siis lõpuaegadesse, kus ka kogudusel on tegelikult määrav roll. Tunneme seda mõistet järele jäänute või ülejäänute kogudus adventrahvana. Ja täpselt samuti sellel kogudusel on maailma paisata sõnum, lõpuaja kuulutus, lõpuaja sõnum, 3 ingli kuulutus, aga see sisaldab ju peamist ehk Jeesus tuleb tagasi ja tuleb tagasi varsti ja millised sündmused sellega kaasnevad ja mida peaks tähele panema ja mida peaks tingimata vältima. Ehk siis see sõnum on kriitilise tähtsusega ja täpselt samamoodi nagu koguduse tekkimise perioodil või momendil ka sellel lõpuajal püüab saatan teha kõik, et seda kogudust nullida. See on loogiline. Selleni võib jõuda ju lihtsalt mõttetöö käigus ka, et sa mõtled, sa tood paralleele ja selleni ei ole ju raske jõuda, aga praktilisel tasandil võib seda ju ka näha. Ja maailm kaugeneb Jumalast järjest enam ja meie peame hoolitsema selle eest, et me ise selle vooluga kaasa ei läheks. Me ise võime minna küll, aga siin ongi koguduse roll, siin on ühtsuse roll ja siin on palve tähtsus, et Jumal meid aitaks püsida selles rööpas, mis maailmaga ei jookse paralleelselt. Ajamärgid täituvad ja hiljuti siin oli ka selline, on ka selline võimalus, et inimene loobub ajamärkide jälgimisest. Ta ise on juba rahu teinud end ümbritseva maailmaga, ta on oma südames valmis minema, kohtuma Jumalaga. Aga kui me räägime üldiselt, kui räägime koguduse tasandil, siis tegelikult Jeesus ise andis korralduse jälgida ajamärke. See on Jeesuse korraldus, et vaadake, mis teie ümber toimub, et viinapuust õppige võrdumit ja nii edasi, nii edasi. Ja üheks kindlaks ajamärgiks on rahutuse süvenemine ja sõjad, eks. Te teate ju seda küll. Matteuse 24. peatükis räägib Jeesus palju ajamärkidest. Et te kuulete sõdadest ja
sõnumeid sõdadest, aga sõda on ju seotud rahutusega. Sõda välistab rahu, seal kus on sõda, seal pole rahu. Ja ometi Jeesus ütles, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Nii et kui paneme need kaks asja kokku, siis jälle tekib justkui vastuolu, et kuidas ma säilitan rahu või kuidas kogudus suudab säilitada rahu sellises keskkonnas, sellises maailmas, kus vägisi sõda kipub inimeste meeli rahutuks muutuma. Sõjad ja sõnumid sõjast. Ja muidugi, kui nüüd mõelda natukene, minu põlvkond, ma julgen küll öelda, tegelikult, jah, minu põlvkond, võib-olla ka põlvkond kaugemale, aga kindlasti põlvkond ettepoole, on ju, nooremad põlvkonnad, ei mäleta ilmselt sellist sõjaärevust, nagu praegu on ühiskonnas. Ka Eesti ühiskonnas, tegelikult ka Eesti ühiskonnas, eks, kus inimesed arutavad reaalselt selle üle, kas tuleb sõda või ei tule. Ja mitte mingisugusel sümboolsel tasandil, vaid päris sõda. Eks. Ma ei mäleta sellist aega. Korraks, jah, 90. aasta või 91. aasta augusti sündmused tõid sisse selle vägivalla momendi võimaluse, ehk siis Nõukogude Liidu lagunemine, augusti putš, eks need putši päevad, 19.–20. august, siis oli selline ärevus, aga see ärevus oli teistsugune. See ärevus, esiteks ta kestis lühikest aega, see oli seotud juba mingisuguse protsessiga, mis liigutas ühiskonna meeli pigem sinna ülevast suunas. See ärevus oli rohkem optimistlik, vabaks saamine, ühiskonna vabanemine, riigi vabanemine, kõik see. Aga praegune see sõjaärevus on selline, mis rõhub ja rusub sageli. Ma olen väga palju neid arutlusi kuulnud, siit-sealt erinevaid jupikesi, lühemaid, pikemaid. Ja inimesed on muutunud rahutuks. Nii et sõjad ja sõnumid sõjast. Lisaks sõda sellisel ideoloogilisel pinnal. Täpselt samuti. Sõda ei ole ju ainult kuum sõda. Jälle oma põlvkonnale ei pea seda seletama, mida tähendab külm sõda. Külm sõda on külm sõda. Kui sõda läheb tulisesse faasi, siis on lahingud, siis on mürsud ja siis ongi kuum sõda. Aga ühiskond on justkui lõhenenud ühiskonnad, terve tsivilisatsioon, kristlik tsivilisatsioon, lääne tsivilisatsioon on justkui pooleks lõigatud ja kahe poole vahel on raudne eesriie. Raudne eesriie, raudseks eesriideks nimetati siis külmasõja, klassikalise külmasõja aastakümnetel siis Lääne- ja Ida-Euroopat eraldavad sellist eraldusjoont, millest üle ei saanud kumbki pool eriti, eks üle ega ümber ei saanud külla minna või niisama reisima. Siis täna ka kuidagi see vastasseis, see ideoloogiline vastasseis ühiskonnas on tekitanud olukorra, kus mõlema pooluse vahel on mingisugune raudne eesriie, üksteisega ei saada enam sugugi läbi. See raudne eesriie võib lahutada ka lähedasi inimesi, täitsa lähedasi inimesi ühel hetkel. Nii et see on ka sõda. See on ka sõda, et kuuleme sõdadest ja sõnumeid sõjast ja just see külma sõja faas, see ideoloogiline surve ja vastasseis. Ja tagajärg on see, neid teemasid lähemalt ei hakka siin analüüsima, see pole praegu minu fookus. Lihtsalt ma kirjeldan seda tausta, kust edasi minna. Kõik need teemad on ju rohkem või vähemal määral tuntud, aga laias laastus võib öelda, et inimkond kaugeneb Jumalast ja siis on teine osa ühiskonnast, teine osa seltskonnast, kes näeb seda ja üritab säilitada normaalsust ja see tekitabki lõhe ja selle külma sõja. See surve on väga suur. Ebanormaalsuse surve on kasvanud nii suureks.
et sinna peabki tekkima mingisugune vastasjõud ja külm sõda. Et kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid. Aga tagajärjeks on see, et inimesed on hakanud kaotama sisemist tasakaalu. Ja väga palju peegeldab see lastest, eks, noortest ka tihtipeale. Sest see kandub ju edasi, kui täiskasvanud inimesed on ebakindlad ja ärevuses, siis kandub see edasi lastesse. Ja no need on juba nii ehk naa tuntud teemad ja tänaseks päevaks tegeletakse sellega väga erinevatel tasanditel. Kõiksugu laste ärevushäired, mis on uskumatult mastaapsed, kus antidepressante juba algklassides anustatakse, välja kirjutatakse kogu see digimaailm, mis võimendab seda, need sõltuvusvormid. See on ka omaette sõda. See on omaette sõda. See on sõda ka laste mõtete ja lõpuks laste hinge pärast. See, mis toimub digimaailmas, see on ehtne sõda. Nii et sõjad meie ümber. Sõda poliitilisel maastikul, sellest ei olegi vaja palju rääkida. Et siin, kes natukenegi jälgib, see saab aru, et just lääne tsivilisatsioonis, Euroopas, aga ka Ameerika Ühendriikides on see liikumas, suured laamad on liikumas poliitilistel maastikel, midagi on muutumas, aga ikkagi see kaks leeri, see nii-öelda ebanormaalne leer ja siis nii-öelda normaalne, ehk siis traditsiooniline või traditsionaalne, traditsioonidele rõhutav leer. Väga palju on sellist traditsionaalsust rõhutavat poliitilist jõudu pääsenud ka võimule Euroopas mitmetes riikides. Sellised jõud, mida võib-olla veel 6-7 aastat tagasi, millest ei usutudki, et nemad suudavad ennast poliitilisel areenil läbi närida või võimule pääseda läbi selle, ütleme selle liberaalse sotsialistliku frondi. Aga tänaseks on nad võimul ja see poliitiline vastasseis süveneb. Novembris toimuvad Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, on ju, seda jälgib kogu maailm jälle. See vastasseis on justkui selle ebanormaalsuse ja siis normaalsuse taastamise eest võitlevate jõudude vahel. Kaks vanemat härrasmeest võitlevad, nemad on tehtud kuidagi omamoodi sellisteks maskottideks. Üks vanem kui teine, jah. Ei hakka siin väga huumorit tegema, sellepärast, et huumorit on niigi palju, kes jälgib, see saab aru. See on oma, et ei olegi vaja mingisugust poliitilist satiiri, enam see satiir tuleb koju kätte, kui vaadata. Nii et laias laastus, jah, võiks öelda, et justkui Jumala poolel seisvad jõud. Ja siis teiselt poolt justkui avalikult Jumala vastu olevad jõud, kui me vaatame poliitilist maastikku. Me enam-vähem liigitame sellel skaalal vanu mustreid järgides sellise ristiusu poolel seisvaid jõudusid nimetame konservatiivseteks või traditsioonilisteks või traditsioonidele rõhuvateks, ütleme liikumisteks, erakondadeks, parteideks. Ja Jumala vastaste jõududena on ennast selgelt manifesteerinud ju tegelikult siis sotsialistlikud liikumised, aga tänasel päeval üha rohkem ka liberaalsed erakonnad, liikumised, mis on muutunud tegelikult oma olemuselt sotsialistlikeks. Neil ei ole mingit vahet, mitte ainult Eestis, vaid mujal ka. Ja see on hiiglaslik lahinguväli tegelikult, kus armu ei anta, see on külm sõda. Aga külm sõda võib olla väga ebameeldiv. Ja sõjas on kõik kavalus ja pettus lubatud ja külmas sõjas võib näha räpast mängu tegelikult ehk rohkemgi
kui kuumades konfliktides, kus mingist momendist on asi brutaalne, aga sirgjooneline. Ja seal ei ole nii palju intriige. Aga nüüd, küsimus endale, et mida teen selles olukorras mina, eks. Igaüks võib endalt küsida. No ma ei ütle meelega meie, et mida meie teeme või mida meie peaksime tegema, sellepärast, et mina ei ole siin mingisugune ütleja, mida keegi teine peaks tegema. Ma lihtsalt arutan iseenda pinnalt, et neid tegevusvõimalusi on ju palju ja valigu igaüks ise. Aga see peamine küsimus näib siin mõnikord kerkivat just selles võtmes, et kui palju ma peaksin kaasa minema selle sõjaga. Ma ei räägi sellest kuumast sõjast, vaid just selle külma sõjaga, kui palju ma peaksin kaasa minema. Et me oleme kõik inimesed, meil on meeleorganid, me näeme, me kuuleme, nähtud, kuuldut analüüsime, Jumal on andnud meile analüüsivõime ja vastavalt oma maailma pildile siis kujundame välja omad seisukohad, meil tekivad omad sümpaatiad, omad antipaatiad. See on kõik normaalne. Me mõtleme kaasa, me tunneme kaasa mõnda nähtust. Me imetleme teist nähtust, me põlgame. See on kõik normaalne. Aga kui kaugele? Kui kaugele? Loomulikult. Et mida siin ikka? Et sümpaatia ikka, kui rääkida näiteks sellest poliitilisest tasandist, eks, siis muidugi kaldub sümpaatia. Minu sümpaatia kaldub küll sinna konservatiivsele poolele, igal juhul konservatiivsele, traditsioonilisele poolele. Mõtlen kaasa, jälgin, elan kaasa nendele jõududele, kelle seisukohtadest enamus, suur enamus ju sarnaneb minu enda seisukohtadega ja sellise võitlusliku natuuriga inimesena tihtipeale justkui, kui on mingid debatid või mingisugused avalikud vastasseisud või mingisugused ütlemised, siis tihtipeale on selline tunne, et läheks madistaks ka ja läheks vajutaks ka nii-öelda kas või verbaalselt, et selles mõttes ongi küsimus. Aga kuskilt otsast, lugedes pühakirja, lugedes Jeesuse sõnu, õpetusi, lugedes apostlite kirju, lugedes Ellen White'i, selles küsimuses näiteks annab Ellen White väga konkreetsed, mitte isegi soovitused, vaid tungivad üleskutsed mitte liituda, mitte minna kaasa. Ja antud juhul just näiteks parteipoliitilisse võitlusse, see tähendab seda, et mina olen küll otsustanud, et ma näiteks mingi erakonnaga ei liitu. Sest erakonnaga liitumine tähendaks ikkagi juba selget manifestatsiooni. Ma kuuluksin kuhugi. Ma kuulun 7. päeva adventistide kogudus. Aga et kui kuskil erakonna nimekirja, siis see on minu tunnetus, sest ma pean aru andma endale sellest, et see on lahinguväli. See on ka omaette lahinguväli. Ja rääkimata siis, erakonnaga liitumine veel, aga et seal mingisugust poliitilist karjääri hakata tegema, see ei oleks tegelikult õige tee. Aga ma ütlen, see on minu tunnetus, aga siiski Ellen White'i soovitustel see rajaneb. Nii et parem on olla jälgija. Vastupidist, ütleme, teistsugust suunda ma ka pigem ei poolda. Ma ei leia, et inimene peaks olema nendes küsimustes ignorantne. See on jälle teine äärmus, et ta üldse distantseerib ennast ja ei tea ja ei jaga üldse midagi. Siis ta lihtsalt, siin on ka see moment, et kui palju me võime tunnetada ajamärke. Ajamärkide tunnetamiseks me peame ikkagi jagama üht-teist, mis meie ümber toimub, ka nii-öelda ühiskondlik poliitilisel tasandil.
Nii et kuskile sinna vaatleja positsiooni jääda, siis sa võid ennast isegi küllaltki põhjalikult mingitesse teemadesse sisse süüa. Sa tead, et sa oled vaatleja. Sul on omad sümpaatiad, omad antipaatiad, aga ainukene relv, mida sa kasutad selles, kas või selles poliitilises võitluses on palve. Keegi ei keela palvetada meil oma sümpaatiate toetuseks ainult. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Johannese evangeeliumi 15. peatükis salm 26. See salm eelneb sellele, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik. Just siin see kõike hõlmamus. Ja tuletab teile meelde kõik. Kõik omal ajal. Ja pelgalt seda lugedes ma saan aru, et ma ei tohi muutuda rindevõitlejaks maailmalikes tõmbetuultes. Sest 4 inglit hoiavad maailma 4 nurgast tuuli kinni. Ja mina ei pea olema üks see osa, mis moodustab tuule. Et kunagi need tuuled päästetakse valla. Siis mina pean elama hoopis Jumala vaimsuses, Jeesuse vaimsuses. Ja lohutaja tuletab meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Ka kõik 10 käsku. Jõuame korraks sinna 10 käsuni 2. Moosese raamatu 20. peatükis. 10 käsku. Ja ka 4. käsk. Hingamispäeva käsk. Salmid 8-11. 2. Moosese 20, salmid 8-11. Selle hingamispäeva käsuga, selle 4. käsuga on adventrahval, nagu ma alguses rääkisin, ju omaette teema. Seda teame kõik. Ja tänasel päeval see teema on tõusnud päris jõudsalt sinna suunas, kuhu prohveti kuulutused ju mõista annavad, et see teema jõuab. Eks just nimelt selles poliitilise võitluse, ideoloogilise võitluse vastasseisus. Me võime märgata, kuidas just nimelt see konservatiivne, traditsionaalne pool tõstab esile kristlikud väärtused. Siin ongi nüüd see moment, mis nõuab vaatleja silma, Jumala vaimu abi, prohveti kuulutamise vaimu abi, eks, mis väga suurtele inimhulkadele on sümpaatne, kus pendel sellest avalikust mässust Jumala vastu liigub väga kiiresti sinna, kus on võitmas tegelikult ka poliitilisel areenil ja väga paljudes riikides juba, eks, need jõud, kes ütlevad, et hullumeelsus tuleb lõpetada, kristlikud väärtused tuleb au sisse tõsta ja leida üles oma juured, oma kristlikud juured. Ja see sõnum, mis ongi ju sümpaatne, eks. Ja siin tulevad mängu ka need 10 käsku ja 4. käsk. No, olen ju näinud küll midagi lugedes, midagi vaadates internetist, olen näinud küll neid pilte, kus on siis need käsutahvlid pandud. Ühe pildi peal oli, et Mooses hoiab käsutahvleid, need tuleb au sisse tõsta, aga nendel käsutahvlitel oli hingamispäeva käsk selline, mis ei olnud 4. käsk. Te teate küll seda dilemmat. Pea meeles, et sa pead hoopis pühapäeva pidama. Oli nendel käsutahvlitel,
kirjas. Moosest oli kujutatud, aga Moosesel ei olnud sellised käsutahvlid. Siis Kristi tõi välja eelmine kord siin, näitas ka siin Louisianas või kus oli, jah, et avalikult parkides 10 käsku kenasti üles pandud ja vaatasime siin, et sedapuhku 4. käsk kenasti, pea meeles sa pead hingamispäeva pühitsema. Väga hea, suurepärane. Ainult, et tagantjärele mõeldes, siin on nüüd see moment, et mida siis mõeldakse ka seal nendes ringkondades hingamispäeva all. Tegelikult nimetatakse nendes ringkondades, nendes traditsionaalsetes ringkondades hingamispäevaks pühapäeva. Väga vabalt nimetatakse. Sabatiks nimetatakse pühapäeva. Ja kui keegi siis küsib midagi, siis leitakse sellele tõlgendus ka taha, ehk siis hingamispäev, kristlik hingamispäev on üle kantud 7. päevalt 1. päevale. Et see teoloogia on seal taga olemas. See on ammu olemas, see on sajandeid seal olemas. Nii et tegelikult, kui me näeme 10 käsku ja me näeme isegi seda, et see hingamispäeva käsk on jäetud 4. nagu algselt 10 käsus on. Aga kui see hingamispäeva käsk piirdub ainult selle ühe lausega, ehk siis pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema, siis tegelikult sellest enam ei piisa. Et kui meie esitame enda poolt, kui me peaksime esitama kuskil 10 käsku, kuskil avalikult näiteks seina peale panema, adventkiriti kuskile kuulutuse tulba peale või kuhugi peaksime panema 10 käsku, siis aeg on jõudnud nii kaugele, et me peame panema näiteks selle 4. käsu tervikuna. Kõik need 3 salmi. Sellepärast, et siis ei ole enam võimalik öelda, et see sabatipäev või see hingamispäev on pühapäev. Eks. Aeg on jõudnud nii kaugele. Nii et lohutaja püha vaim tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Jeesus tuletab meelde kõik ja lõpuks tuletab meelde ka selle 4. käsu, kogu käsu, sest see on vajalik. Sest enam ei piisa ainult selle käsu esimesest salmist. Ehk siis, jah, 2. Moosese raamatu 20. peatükk, hingamispäeva käsk on seal salmides 8-11. Nii et see on 4 salmi. See on kõige pikem käsk, nendest 10 käsust kõige pikem. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. See on ainult algus, see on selle käsu justkui selline nagu sissejuhatus, eks. Aga järgneb 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev, siin on nüüd see moment, kus enam ei jää tõlgendamisvõimalusi. Aga 7. päev on issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Ja 11. salm, mis ei ole sugugi vähem tähtis, sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Mitte ühtegi teist käsku, mitte ühegi teise käsu pidamist ei ole Jumal pidanud vajalikuks niimoodi põhjendada, nagu hingamispäeva käsu pidamist. Jumal on selles samas 11. salmis ehitanud üles terve põhjenduse nappide sõnadega, aga siiski täiesti piisava põhjenduse, miks inimene peab pidama just 7. päeva hingamispäeva, mitte mingit suvalist hingamispäeva. Me jõuame sinna veel lähemale, ma arvan. Nüüd võib tekkida küsimus, et kuidas puudutab õigupoolest see hingamispäeva käsk, see, kuhu me jõudsin, kuidas see puudutab nüüd eelnevat juttu. Et see rahu teema, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Aga see puudutab väga otseselt.
sellepärast, et hingamispäeva käsk ongi rahu käsk. Noh, ma ei hakka siin seda heebrea keele etümoloogiat selgitama, aga see on lakkamine, eks. See nõue, et 6 päeva tee tööd ja toimeta kõik oma talitusi, aga 7. päev ja nii edasi. Et see on lakkamine, sa ei tohi toimetada ühtegi talitust. Miks? Lihtsalt, et kas Jumal nagu kiusu pärast ütleb, et sa ei tohi midagi teha ega toimetada. Ei, sellel ongi see rahu taust. Sa pead olema rahus, sa pead püsima rahus. Sa ei tohi enam siblida, sest muidu sinu hinge ei tule rahu. See on mitte töö lõpetamine asja pärast iseenesest, et sa pead töö lõpetama, sest mina tahan, et sa töö lõpetad ja jutul olgu lõpp. Aga küsimus on selles, et sinu hinge ei tule ju rahu ja sinu pähe ei tule rahulikke mõtteid, kui sa jätkad seda argirutiinis siblimist. Siis ei saa tulla Jumala rahu sinu sisse. Et sellepärast annab Jumal korralduse kõik tööd ja toimingud lõpetada. Ja selle rahu, oma rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, aga selle rahu ongi Jumal jätnud aastatuhandeid juba tänaseks oma hingamispäevaga. Ega siin ei ole midagi uut. Nendes Jeesuse sõnades ka ei ole midagi uut, et oma rahu ma jätan teile, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ja see ei ole mingisugune uus temaatika. Jumala rahu on jäetud hingamispäeva sisse. Aga 7. päev on issanda, sinu Jumala hingamispäev. 10. salm sellest käsust. Selle käsu 3. salm algab niimoodi, aga 7. päev on issanda, sinu Jumala hingamispäev. See tähendab, et see ongi issanda päev. See ei ole inimese päev. See päev on loodud inimese pärast, aga see on issanda päev. Selle päeva tähendust ei ole välja mõelnud inimene, vaid Jumal. See ongi põhjus, miks Jeesus ütleb, jälle Markuse evangeeliumis ütlus, et nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Sõna otseses mõttes ongi. Inimese poeg on hingamispäeva isand. Ja minu arust pole arulagedamat loogikat, või kus see loogika üldse on, seda salmi, seda Markuse evangeeliumi, lahti võtta. Ta on siin kohe, kui tekib küsimus, et miks Jeesus hingamispäeval teeb 1, 2 ja 3. Jeesuse hingamispäev ja viljapeade katkumise lugu. Pane tuli põlemule ja hämarab läheb. Hinged tulevad. Aitäh. Ja siin variserid hakkasid polemiseerima Jeesusega hingamispäeva küsimuses. Ja Markuse 2, 27, 28 ja ta ütles neile variseridele siis hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Ja salm 28, nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Ja seda kasutatakse, seda salmi just nimelt, et nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand, kasutatakse kuidagi väga kummaliselt. Just kui selles võtmes, et kui inimese poeg on hingamispäeva isand, et siis järelikult Jeesus võib teha hingamispäevaga, mida tahab ja ongi teinud ja on selle ümber tõstnud, et just kui tõestuseks, et see hingamispäev ei kehti enam niimoodi nagu nii-öelda vana lepingu aegadel. Aga minu arust see on täiesti ebakohane loogika ja siit annab vastupidi välja lugeda just vastupidist sõnumit, et Jumal on hingamispäeva issand. Jumal on loonud hingamispäeva, täpsemalt öeldes seadnud. Mulle meeldib see seadnud sõna. Jumal on seadnud hingamispäeva ja see peaks täitma inimest väga suure aukartusega. Selle teise päeva on seadnud inimene.
või mis tahes iga muu päeva, mille inimene endale võtab, mis ei ole ka selles mõttes, ma võin ju enda jaoks näiteks mõelda, et ma hakkan eriliselt tähtsaks pidama näiteks reedest päeva, miks mitte. Võtan reedesed päeva, mõtlen välja mingid rituaalid, mingid perekonna ettevõtmised ja nii edasi, võib-olla mõtlen välja mingi reedese maiusroa, mida ma iga reedel teen või mu naine teeb või keegi teeb. Et loon endale ühe sellise päeva, miks mitte, aga siis ma pean aru andma endale, et see on nüüd minu loodud traditsioon ja ma ei saa seda nõuda kelleltki teiselt ja selle päevaga ei kaasne midagi religioosset, eks. Aga see päev, mille isand või issand on inimese poeg, see päev ei ole minu seatud, minu välja mõeldud, minu paika pandud. Mina ei anna sel päeval korraldusi. Jumal annab korraldusi, on andnud juba korraldusi, kõik need 4 salmi 10. käigus. Seni kui inimene tunnistab issandat loojana, ja see on nüüd selline mõnes mõttes nagu selline imperatiiv, kategooriline imperatiiv või ütleme, see on paratamatu, et kuni inimene tunnistab issandat loojana, siis kuskilt otsast peab inimene tunnistama ka tema loomistöö mälestusmärki. Kui ta mõtleb enda jaoks selle lahti. Teisiti ei saa. Sellepärast, et loomise mälestusmärk ongi ju 7. päeval pühitsetav hingamispäev. Sa pühitsed hingamispäeva, sest sa kummardad Jumala kui oma looja ette. Ja mitte vastupidi. Vastupidi võib ka talitada. Võib mõelda, et võib talitada, eks. Ehk siis, mitte hingamispäeval ei kummardata mingit päeva, hingamispäeva, vaid hingamispäeval kummardatakse loojat, kes on selleks kummardamiseks õnnistanud ja pühitsenud selle päeva. Niipidi, mitte vastupidi. Ja esimese Moosese raamatu 2. peatükis jälle tuntud salmid, esimesed 3 salmi fookusega 2. ja 3. See on olukord, kus loomislugude aruanne on lõppenud. Esimese Moosese raamatu 1. peatükk on läbi. 2. peatükk algab selle sedastusega, et nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Nii. Sellega on ühel pool. Jumal sai sellega ühele poole. Ja nüüd need 2 järgmist salmi, 2. ja 3. salm, ongi tegelikult oma olemuselt hingamispäeva seadmine. Esimese Moosese raamatu 2. peatüki 2. ja 3. salm on hingamispäeva seadmine. Jumal seab hingamispäeva, nii nagu Jeesus seadis osasaamisteenistuse. Ja need seadmissõnad on sellised. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi. Ja ta hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Et 2 salmi on selle hingamispäeva temaatikat silmas pidades üliolulised. Esimese Moosese raamatu 2. peatüki 2. ja 3. salm. Väga tähtsad. Isegi nii, et ma julgeksin soovitada, et kui me loeme hingamispäeva käsku 2. Moosese raamatu 20. peatükist, siis me võiksime alati lugeda ka
selle hingamispäeva seadmise sõnu, nii nagu need on esimese Moosese raamatu 2. peatüki 2. ja 3. salmis. Kui neid nüüd niimoodi paralleelselt lugeda, siis tuleb välja, et need 2 salmi on omamoodi nagu vormid või matriitsid, kuhu sisse meil tuleb ennast ja oma tegevust paigutada. See on päris huvitav. Mulle tuli see pähe tegelikult paar päeva tagasi. Ma ei ole sellele niimoodi mõelnud enne, aga vaatame pisut. Sest mis on hingamispäeva eesmärk? Ma mäletan, kui mina liitusin kunagi adventkogudusega, kui minust sai üldse usklik inimene ja et siis lihtsalt selline teadmine, et adventistid peavad hingamispäeva. Kuidas me peame hingamispäeva, kuidas peab pidama hingamispäeva. Siis tuli väike korrektuur, et ei, et see pidamine on halb sõna, et tegelikult käsus on kästud meil pühitseda hingamispäeva, et me pühitseme hingamispäeva, palju paremini kõlab, eks, pühitseme hingamispäeva, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Siis nüüd tekibki küsimus, kuidas me peame seda pühitsema. Ja just nendes 2 salmis on see vorm olemas. See on vorm, kuhu meie peame ennast ja oma tegevuse juba enne hingamispäeva sisse seadma. No vaatame natuke lähemalt selleks, et pühitseda hingamispäeva. Ehk siis seesama esimese Moosese raamatu 2. peatüki 2. salm. Ja Jumal lõpetas 7. päevaks oma töö. Ja meie ka. Paneme nüüd ennast siia sisse. Ka meie lõpetame 7. päevaks oma töö. Kui Jumal lõpetas 7. päevaks oma töö, siis ka meie lõpetame 7. päevaks oma töö. Mitte 7. päeval, vaid 7. päevaks. See on väga oluline. See toimub tegelikult juba enne hingamispäeva astumist. Enne hingamispäeva algust. Ehk siis see oleks suurepärane, kui me mingisugune tunnikene enne hingamispäeva algust juba oleksime lõpetanud oma töö. Siis on see hingamispäevaks töö lõpetamine. Jumal lõpetas 7. päevaks oma töö. Meie ka. Meie seame ennast Jumala järgi. Mitte vastupidi. Edasi. Ja ta hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ta, Jumal. Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Meie ka. Nüüd 7. päeval. Nüüd oleme selles päevas. Me oleme lõpetanud 7. päevaks oma töö. Ja nüüd me 7. päeval hingame kõigist oma tegudest, mis me olime teinud. Jumal hingas, meie ka. Mitte vastupidi, meie seame ennast Jumala matriitsi. Edasi. Ja Jumal õnnistas 7. päeva. No seda meie väga hästi teha ei saa, sellepärast et üldiselt on niimoodi, et mis on Jumala poolt juba õnnistatud, mida me seal ikka õnnistame ja üldiselt ongi niimoodi, et õnnistust pakub keegi, kes on seda väärt tegema. Jumal õnnistas 7. päeva. Me võime ka paluda 7. päeval õnnistust, mis seal ikka, aga see on rohkem see Jumala töö, ta on juba õnnistanud seda. Nii et Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda. Ja vot siin me võime öelda, et meie ka. Ja siin ongi see moment, et pidage meeles, et te peate hingamispäeva pühitsema. Nii et pühitsemise moment väljast ajal vihma, järjest tugevamini.
kõva padu hakkas tulema. Aknad kinni. Ja. Nii et siin on see pühitsemise moment. Pidage meeles, et te peate 7. päeva pühitsema. Eks. Nii et Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda ja meie ka. Meie ka. Korraks mõelda, kuidas saaks olla vastupidi või kuidas saaks olla niimoodi, et see järjestus muutub, siis tegelikult ei olegi võimalik. Kui sellist järjestust ei oleks, siis ei saaks keegi hingamispäeva pühitseda. Sest me peame lõpetama oma töö, et hingata või töö või ükskõik mingisuguse muu siblimise. Kuidas sa hingad rahulikult, kui sa rahmeldad, see ei ole võimalik. Ja kui sa tahad mingil konkreetsel ajahetkel hingata ja puhata, siis sa pead enne seda ajahetke töö lõpetama. Muidu ei tule välja. Ja hingama, puhkama peame me selleks, et asuda midagi pühitsema, kui meil on see eesmärk, et midagi pühitseda. Sellepärast, et kui me ei ole hinganud, kui me ei ole puhanud, siis me ei suuda ka midagi pühitseda, sellepärast, et meie mõtted ei ole selle juures, mida me pühitseda tahame. Nii et täpselt sellises järjestuses ja katsuge vaid seda järjestust muuta ja hingamispäeva pühitsemisest ei tule midagi välja. Hingamispäeva õigesti pühitsedes, just nii nagu see matriits ette näeb, see vorm, matkime me Jumalat, matkime, jäljendame Jeesust, sest see vorm on siin ette näidatud niimoodi. Ja nii nagu sageli öeldakse, et ma tahan olla Jeesuse sarnane, siis siin on see võimalus igal juhul. Ja saatana eesmärk on inimhinge külvata rahutust ja segadust, ära rebida sealt need rahuriismedki ja seetõttu ründab ta erilise raevukusega muidugi neid nähtusi, mille Jumal on inimese jaoks seadnud, et inimesel oleks rahulik, hea, turvaline elada. Perekond, eks, erilise rünnaku on kogu aeg olnud, intiimsus igas valdkonnas ja igal juhul ka hingamispäev. Igal juhul ka hingamispäev, sellepärast, et selle päevaga rahu ma annan teile, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. See on Jeesuse tõotus ja see on kõige selgemalt väljendunud just hingamispäeva vormis. Mitte seda, et ülejäänud päevadel risti inimene peaks siis kuidagi rahutu olema või kahtlustes või kõhklustes vaevlema. Ei, issanda rahu peab ikka sinu sees püsima, aga hingamispäev on ette antud inimesele suureks õnnistuseks, sest siis on see vorm, kus Jumal on teinud kõik selleks, et kui sa seda päeva pühitsed, siis sinus oleks rahu. Alates sellest ajast, kui adventkogudusega siin sai läbi käidud, hakata läbi käima ja alates sellest ajast on ikka väitnud inimesed, kes hingamispäevaga kokku puutuvad või kes ennast kuidagi sellest distantseerivad, et väga tüüpiline selline vormel, et kõik päevad on võrdsed ja mina pean iga päev hingamispäev. Minu jaoks on iga päev hingamispäev. Te olete kuulnud kindlasti selliseid väiteid, selliseid hüüatusi või selliseid loosungeid või
Noh, selline seisukoht. Mina pean iga päev hingamispäeva. Küll mul on hea, et noh, teil on, näed seal jah, te peate seda 7. päeva käsu järgi, peate hingamispäevaga, no kadesta mind, minul on iga päev hingamispäev. Mida ta tööd teeb siis? No vot, nii. Ja selline väide, noh, ma olen täitsa veendunud, et enamik inimesi, kes nii väidab, noh, nad ei ole mõelnud asjale lihtsalt. Seal ei ole midagi selles mõttes nagu pahatahtlikku või kuritahtlikku, aga see jube pinnapealne plähmimine, selline nagu ikka tuleb vahepeal. Aga sellise väite taga tegelikult, et noh, kui süveneda nüüd selle väite sisusse, et minu jaoks on iga päev hingamispäev, sellise väite taga on tegelikult ülim arrogants. Et noh, ma ei taha öelda, et need inimesed on arrogantsed, kes nii väidavad. Mõni on ka, kindlasti mõni on ka, kes teadlikult kuidagi põrbib ja nii. Aga enamik neist inimestest on kindlasti toredad, ustavad kristlased sageli. Aga kui nad mõtleksid ja noh, näiteks kui nad näiteks kuulaksid, mida ma räägin praegu, siis tegelikult selle väite taga on ülim arrogants ja Jumala trotsimine. Just täpselt selle tõttu, et Jumal ise on selle päeva seadnud, ühe päeva, omas sõnas. Jeesus ise on seda päeva pidanud, pühitsenud, eks. Jeesus on hingamispäeva seadja ja õnnistaja ja pühitseja. Jeesus oma eluajal ka pühitses hingamispäeva. Palju tunnistusi sellest evangeeliumites. Ja inimene lõpetab sellel päeval oma igapäevase töö, selleks päevaks täpsemalt, jah. Lõpetab inimene igapäevase töö, ta hingab sellel päeval ja ta pühitseb seda päeva, et maitsta osadust Jumalaga. Ja kui nüüd keegi ütleb, et tema jaoks on iga päev hingamispäev, siis tegelikult seab selline inimene taolise ütlemisega ennast ise ju Jumala asemel. Ehk siis ta paneb ennast sellesse positsiooni, kus tema ka võib seada päeva. Ja nagu ennist sai öeldud, noh, sa võid seada endale mingisuguseid päevi küll mingiks eesmärgiks, aga sa ei saa seada endale mingisugust päeva hingamispäeva kõrvale, mille Jumal juba on seadnud. Sa ei saa olla siin Jumalaga võrdne. Sa ei saa Jumalaga võrdselt õnnistada. Sa ei saa Jumalaga võrdselt pühitseda. Ja sa ei saa Jumalaga võrdselt hakata teistelt inimestelt nõudma, et ka nemad seda päeva pühitseksid. Sa ei saa seda teha. Ja kui sa ütled, et sinu jaoks on iga päev hingamispäev, siis sa oled valinud tee tõenäoliselt ise seda teadmata, mis viib tegelikult Jumala vastu trotsimiseni. Ja see ongi see dilemma, mis maailma lõpus, mis aegade lõpus, mis varsti kätte jõuavad, esile kerkib. Ehk siis seesama päeva küsimus, et miks see vastasseis on nii põhimõtteline. Kas ma kummardan sellel päeval, mille Jumal on õnnistanud, seadnud, pühitsenud, või sellel päeval, mille inimene või mingisugune ükskõik milline organisatsioon, kiriklik organisatsioon on seadnud, õnnistanud ja pühitsenud. Seal on vahe. Seal on väga suur vahe. Ja siit tekib küsimus, et kus on inimese vastuhaku piir? Kas sellel on üldse piire? Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. See oli Jeesuse tõotus jüngritele. Pärast seda omal moel, kui ta oli lõpetanud ju ka oma töö siin maa peal, ta läks ristile. Ja
Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Kui Jeesus risti löödi, kui ta suri, siis isegi surmas hingas ta hingamispäeval hauas oma tegudest, mis ta oli teinud, oma lunastustööst. Ta hingas isegi surmas. Ta ei vääranud oma hingamispäeva. Ta ei muutnud seda isegi surmas. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Ja siit üleskutse kõigile, aga muidugi ka adventrahvale, et me rahu otsides mõtleksime, kui palju Jumal on teinud inimkonnale ja algusest peale andnudki selle päeva, et inimene tunneks ennast osaduses Jumalaga, tunneks rahu ja mõistaks pühitseda seda, mis tema jaoks on Jumala poolt valmistatud. Aamen.